No nii, täna on meil siis filmimiseks järgmine PEM. See PEM on üldiselt, ma vaatan, rahvaauto meil. Seekord siis 2018 aasta F31 generatsiooni 320i. Väga palju tähti numbreid. F31 generatsioon on siis nii-öelda keretüübilt siis universaal sellel generatsioonil ja 320i tähendab siis kolmas seeria 2-liitrise bensiinimootoriga. Kusjuures mootor on tegelikult sama nagu sellel 330L, mis me filmisime. Et mootori nii-öelda tüüp on täpselt sama, ja mõlemad on bensukad ka. Autol varustuse valik on olnud väga huvitav. Et ees on nii-öelda need keskmised siis LED-tuled. Samuti on siis olemas ka näiteks korralik iDrive süsteem, nii-öelda selle tüübi siis LCI kõlarid ka, mis on siis nii-öelda natukene kõrgema klassi kõlarid. Aga nagu näha, siis üldiselt autol toonklaasi pole, väljad on väiksed, samuti on ka panoraamkatus, et siuke hästi huvitav kombo on kokku pandud ja esmapilgul tegelikult, või esmamuljed võib öelda, et sõidab päris huvitavalt, sujuvalt isegi. Et kuna tal ei ole siin mingit sportvedrustust ega midagi, siis praegu see mõned kilomeetrid, mis juba on sõidetud, tegelikult on päris hea mulje jätnud, et siuke mõnus pehme sõit, arvatavasti tänu nendele suurtele rehvidele ka. Aga kui sa tahad midagi sujuvat, pehmet, siis ma soovitan Brite'i. Brite'i sellepärast, et Brite ei ole nagu tavaline energiajook. Ta ongi siuke pehme, mahe, sujuv. Sa võtad selle lonksu, nagu ma kohe võtan. Ja tal see maitse ei ole siukene nii-öelda keelt läbistav. Ta on siuke, ongi nii-öelda maitse tuleb tagant järele selle gaasiga ja tänu sellele siis on seda üsna hea tarbida, olgu kas siis karastusjoogina, võib-olla lihtsalt, kui sul on natukene lisaenergiat vaja, kui nüüd ilmad lähevad soojemaks, siis siuke hea külm Brite, ma arvan, on päris mõnus lisa. Et üldiselt Brite'is siis 0 grammi lisatud suhkrut, kõik maitsed, asjad on looduslikud. Neil on 4 erinevad maitset, lemon lime, blood orange, pineapple mango ja raspberry mint. Et täna on siis lemon lime. Üldiselt siuke üsna tavaline maitse või nii-öelda traditsiooniline, aga siin on see päris hästi välja tulnud. Ja lisaks igas Brite'i purgis on circa 15 grammi proteiini. Et ma arvan, et ei ole põhjust, miks ei peaks proovima. Et kindlasti kasuta sooduskoodi VAIN briterings.com lehel ja saad sealt hea väikse siukse soodustuse juurde. Üldiselt auto on siis aastast 2018, nagu ma ütlesin, pisikese mootoriga, võrdlemisi siuke, ütleme PEM-i maailmas mitte kõige suurem auto. Ja ma ütleks, et see 135 kilovatti, mis ta siin kapoti all on, täiesti hästi veab seda edasi ka. Et kindlasti ei ole mingi sportauto, aga ma usun, et jalgu ka ei jää. Ja nüüd siis saamegi vaadata lähemalt, mis see salongis ennast peidab ja siis juba vaatame, kuidas sõit on ja vaatame, mis muljed üldiselt jäid. No nii, nüüd siis siin 3. seeria PEM-is sees istudes, ütleme, kõik on väga tuttav, kuna ise sõidan igapäevaselt BMW-ga, aga samal ajal natukene ikkagi erinev. Et on näha seda generatsiooni hüpet, kuigi see on 2018 ja siis see pistikhübriid meil on 3 aastat ainult uuem, siis generatsiooni hüpe on olnud korralik, aga samal ajal jällegi nagu ma ütlesin, siin on kõik siuke äratuntav, et keskel on ikkagi see rullik olemas, sul on siin need nii-öelda shortcut nupud, siin on siis ekraan, et sellel autol siis on see iDrive on natukene nii-öelda parem versioon, kui võiks eeldada, vaadates nii-öelda, et siin on tekstiilistmed. Et jällegi sees ka see huvitav siuke kombo tegelikult jätkub, et ongi suur ekraan, LCI helisüsteem, aga siis siuksed, seda ma mäletan, mille ma viimati nägin, kõik on manuaalne. Seljatugi, kõik istmed ja asjad, et nagu samas, nagu näha, siis tegelikult saab päris kiiresti reguleerida. Ehk siis sa ei pea vajutama mingi nuppu ja ootad, kui neid vaikselt läheb. Et kõik on kiire, kõik on nii-öelda kergesti reguleeritav, aga samas üsna veider näha võrdlemisi uues autos, kõik on nii analoogsed. Et jällegi, püsikiirushoidja on olemas, distantshoidja püsikat ei ole. Ongi siis nii-öelda tekstiilsisu, parem helisüsteem. Panoraamkatus, toonklaasi pole. Et siuke nii-öelda ühe käega antud ja teise käega võetud. Aga jällegi tegelikult ütleme kõik siuksed põhiasjad, mis vaja on olemas. Sul on siin istmesoojendused, sul on automaatne kliima, suur ekraan,
noh, nagu tegelikult ei oskaks isegi, ütleme, kui sul on vaja lihtsalt autot, millega sõita punktist A punkti B, selle jaoks igati super. Et noh, selle jaoks isegi tegelikult seda Banana katust ei ole vaja. Isiklikult mulle väga meeldib, et see siin on, omanikule endale ka väga meeldib, et see siin on, aga jah, nagu ütleme, sellised kõik põhilised asjad on olemas, noh, mingid automaatsed klaasipuhastid, noh, nagu enne ütlesin, siis LED-tuled, et aga jah, nagu siuke päris veider kombo on, et noh, ja tegelikult on hea näha ka manuaalset käsipidurit, et kui ikkagi BEM-iga tegu, siis vähemalt sellega saab talvel natuke lõbutseda ja selle autoga tegelikult üllataval kombel isegi saab lõbutseda, et tagavedu 135 kilovatti, võrdlemisi kerge auto ja talvel jah, sellega väga probleemi nagu ütleme siis driftida ei ole. Et jaa, hästi huvitav kombo ja noh, isegi kõik see tekstiilsisu, mis siin on, see ka ei ole nii-öelda lihtsalt tavaline riie. Siin noh, näiteks uste peal ka on natukene ikkagi mingit disaini tehtud. Samuti see rool tegelikult on päris mõnus, et jah, ta ei ole nagu mitte midagi siukest hullult vaud, aga ta on mõnus, ta on siuke üsna kerge, kõik vajalikud nupud, asjad on olemas. Ja noh, jah, ütleme jällegi, huvitav kompott on kokku pandud, et keskel ka siis näiteks näidikutel on siin all olemas pooled näidikud põhimõtteliselt siis on osaliselt ka ekraanid, kus sa saad mingid lisainfot auto kohta, mingeid sõnumeid, et mis iganes, ma ei tea, klaasipesu on otsas ja nii edasi. Et jah, huvitav kombo ja vaatame, kuidas seal tagaistmel on. Nii, ja nüüd tagaistmel need istmed on sellised päris huvitavad, et nii kui autosse istud, siis ta on nagu siuke, see istubki natukene kõrgemal, näiteks mina näen põhimõtteliselt üle esiistme siis peatoest ja ma ei tea, kas minu mälu petab, aga siin tundub olevat rohkem ruumi kui siis uuema generatsiooni 3. seerias, sest praegu siis esiista minu istumispositsioonis, 1,82 m olen mina pikk, jalad, ütleme jah, väga neid istme alla ei saa liigutada, sest iste on üsna madalal, aga samal ajal põlveruumi on päris palju ja üldiselt ka küljeruumi tegelikult on omajagu. Et noh, keskel nagu alati on siis siin ka käetugi. See on isegi sama nagu uuemas generatsioonis keskelt selle nii-öelda 2,5 avaneva klapiga. Siin on ka eraldi kliima tagumiste istmete jaoks. Et jah, okei, ta ei ole midagi nii fancy't, et sa nupuga reguleerid siin seda temperatuuri, aga sul on selle jaoks rullik olemas. Sul on külm, soe ja kui tugevalt ta puhub. Ja tegelikult, olgem ausad, sul väga palju rohkem ei ole vaja. Ja eraldi on ka siis nii-öelda sigaretisüütaja 12 voldi nauk, kuhu saad siis näiteks panna ka adapteri, et saaks telefoni laadida. Et jällegi, ütleme, kõik on funktsionaalne, kõik vajalik on ilusti olemas ja ega ta kindlasti ei ole nii-öelda ebamugavam, kui see auto oleks näiteks nahksisuga. Et ses suhtes kõik asjad on siiski samad, lihtsalt materjalid natuke erinevad. Et noh, isegi siin üleval, ta ei ole siuke kõva plastik nagu osadel uuematel, näiteks Volkswagenitel on. Et isegi see on siuke soft touch materjal ja samuti all ka nagu ta ei ole, ütleme siis väga nii-öelda ei jäta odavat muljet. Et noh, ukseavad on suured. Jah, okei, siin ta on natukene rohkem siuke, ütleme siis robustsem, sest noh, tihti lükkad seda jalaga lahti. Aga jällegi ta ei ole mitte kuidagi nii-öelda halb salong, et kindlasti on inimesi, kes just sellist võib-olla tahakski. Tööautoks sobib, ma arvan, ta väga hästi. Et võrdlemisi jah, siukene kõik vajalikud asjad on olemas, mugav auto ja pole tegelikult väga paha. No nii, ja kuna universaal BMW, siis nagu alati käib ka see klaas eraldi ülesse, et saad siit võib-olla natuke kergemini mingeid asju sisse välja tõsta. Ja jälle huvitav lisa, on olemas elektriline bagass, mis läheb isegi üllatavalt kiiresti ülesse. Ja noh, siis natukene nii-öelda tehase väline lisa on, nagu õigel BEM-il peab olema supakas ikkagi. Et noh, ilma supakata, kas sa oled ikkagi õige BEM-imees? Ma ei ole, mul ei ole supakat. Aga üldiselt noh, see subwoofer siin on üsna suur, ta läheb päris kaugele ja bagassis tegelikult ruumi on siiamaani omajagu. Et jah, 3. seeria, aga siis kui universaalina on tal seda ruumi päris palju. Siin on ka mingid sellised väiksed eraldi sahtlid, kuhu saab asju panna. Jällegi, kuna on tegu nii-öelda tavalise bensiinimootoriga, siis siin on mõnusalt ruumi, mitte nagu pistikhübriidil meil. Eraldi on olemas ka siis sellised väiksed konksud, kuhu asju riputada. Ja
saab ka seda katet siis natuke liigutada üles-alla, võib-olla üldse ära võtta ja samuti saab ka tegelikult siis siit panna ka koeravõrgu näiteks üles, kui tahab koera vedada. Et jah, väljast huvitava varustusega, seest väga huvitavate lisadega ja nüüd jah, vaatame, kuidas ta täpsemalt sõidab ka. Nii, nüüd vaatame, kuidas see 320i sõidab ka. Esmamuljed on see, et tõesti üsna pehme on tegelikkuses, et tal ei ole neid mingeid nii-öelda sportvedrustust ega midagi. Väljed on ju 16 tolli, üsna kõrge nii-öelda selle refi seinaga. Ehk siis ta on jah üsna siuke pehme ja sujuv ja isegi nii-öelda see kiiruse tunnetus selle autoga on, nagu paljud ütlevad, et saksa autodel on, et sa ei saa täpselt aru, kui sa sõidad juba natuke liiga kiiresti. Et kuna seda refi müra on võrdlemisi vähe, tuulemüra on ka väga vähe, eriti praegu, kui on raadio kinni, siis seda kuuleb natuke rohkem, aga kui raadio veel mängib, siis tegelikkuses seda ei panekski tähele. Ja üldiselt jah, kogu see nii-öelda sõit on üsna sujuv ja siuke ongi siis jah, sujuv ja pehme. Et tal on ka juba osaliselt see nii-öelda pisikene generaator-aku, et omakorda siis, mis aitab natukene autol siis lihtsalt seda ühtlast sujuvat aeglustamist ka teha, et uuematel BMW-del siis, ja näiteks juba ka siis selle generatsiooni omadel on näiteks kui maanteel lased gaasipedali lahti, siis ta samal ajal natukene ka nii-öelda genereerib akut tagasi ja samal ajal siis laseb nii-öelda coast'ida üsna sujuvalt. Et jah, sellel autol seda on täitsa tunda, et ei ole seda käigukastiga nii tugevat pidurdamist. Ja käigukastiga ka nagu käikude vahetus on sujuv. Jah, okei, võib-olla aeglasel kiirusel ta hästi õrnalt midagi jõnksutab, aga see on nagu nende kastide puhul pigem tavaline, et ei ole nagu mitte midagi siukest nii-öelda hirmutavat. Et tegelikult jah, siuke mõnus kogemus. Igapäevaselt mitte mingi probleemi poleks sellega sõita. Ja autos istud sõitma hakkad, siis isegi sellel autol on ka turvateel pinguti. Tõmbab see ilusti niimoodi istmesse, natuke kallistab, et ikkagi turvaline oleks. Ja kõik nii-öelda lisafunktsioonid sõidu jaoks on ilusti olemas, et sul on eraldi siis olemas siin navigatsioon, eraldi saad enda telefoni ära ühendada muusikat kuulata. Kütusekulu, ma vaatan, on 8,700 praegu viimase 9999 kilomeetri pluss jooksul. Et ei teagi täpselt, millal see viimati resetitud on, 580 tundi tagasi. Võib öelda, et see 8,7 on siis ikkagi üsna konkreetne keskmine. Et selle autoga sõidetakse linna maanteed läbi segi, et jah, ma arvan, et ei ole kõige hullem. Alati saab parem olla, aga kindlasti ei ole ka väga hull. Siis ka mõnus auto tegelikult. Ta on igatipidi funktsionaalne ja ma arvan, et ongi inimene, kes võib-olla nii väga ei vaja seda näiteks nahksisu ja mingeid ülemäära palju lisasid, siis ma arvan, et on täitsa tipp-top. Kuigi ka need lisa, mis on, need mulle tegelikult meeldivad kõik need panoraamkatused asjad, et ma üldiselt väga fännan siukseid asju. Ja asi, mida uuel BEM-il ei ole, on see, et siin sa saad käetuge liigutada edasi-tagasi. Et oleks natukene rohkem siis võimalik seda kätt, kus iganes sa tahad toetada, et see on küll vahepeal üks asi, mida ma enda autost natukene igatsen, et siukest asja tal ei ole. Et jah, ei ole alati iga uue generatsiooniga asjad ei lähe paremaks, mingid asjad võetakse ära ka. No nii, ja nüüd siis kokkuvõte. Üldiselt jah, nagu paar korda öeldud, siis siuke huvitava varustusega auto, et mingid asjad justkui on olemas, samas mingid asjad justkui nagu on puudu. Aga üldiselt nagu kogu see kompott veidral kombel töötab päris hästi. Et ta ongi pigem, ma ütleks, siuke pikama cruiser. Ses suhtes mootor on küll väike, aga seetõttu ta võtab kütust vähe. Lisaks sul on olemas panoraamkatus, kui tahadki kuskil, ma ei tea, metsade vahel sõita, lased selle katuse lahti, naudid seda tuult. Taga on ka supakas, kui on kehva ilm, siis võid rahulikult seal tümpsu lasta. Ja üldiselt nagu see sõit on ka sujuv, pehme, mugav. Et ei saa jah nagu otseselt midagi väga ette heita, sest suhtes tõesti kindlasti on osasid, kellele võib-olla see varustus on oluline osa, aga jällegi on inimesi, kellele see varustus on üsna teisejärguline, ongi võib-olla see, et auto oleks töökindel ja auto ei võtaks väga palju kütust, nagu ka see auto on, ja oleks mugav sõita.
nagu jällegi ka see auto on. Kindlasti sellel autol on koht BMW nii-öelda mudeli valikus ja kindlasti ongi inimesi, kellele see auto sobib. Et võib-olla jah, mina isiklikult, kuna ma olen väga-väga palju varustust taga, siis mina ei ole sihtgrupp, aga kindlasti on inimesi, kes on selle auto sihtgrupp. Noh, palun. Üks juki just sõitis mööda. Et neid liigub praegu väga palju. Nad on üsna mõistliku hinnaga tegelikult. Sa saad juba circa 10 000-ga üsna korralik auto ja noh, kui on rohkem raha panustada, siis tegelikkuses on ka nii-öelda lagi on suhteliselt piir, et mis varustus, mis mootor ja nii edasi, nii edasi. Et üldiselt nagu enne öeldud, siis naljakas natuke vaadata, et 3 aastat on näiteks nende 2 auto ja nad on väga suure hüppe teinud vahepeal. Et midagi on sarnast, samas on ka väga palju erinevat. Et jah, paistab, et areng on olnud ja eks me nüüd näe võib-olla, mis siis kõige uuem 3. seeria toob. Aga see auto jah, ei oskagi nagu midagi ette heita. Väga mõnus auto ja kindlasti jah, on inimesi, kellele see kindlasti sobib. Aga jah, veel kord, ära unusta brightrings.com, kindlasti sooduskood vain. Võid panna ka brightrings.com/vain ja samuti, kuna ilmad ilusad, mine loputa pese ise enda auto puhtaks ja eks me näeme juba, mis siin järgmine kord tuleb. Arvatavasti tuleb üsna huvitav auto. Võib olla midagi, mis ei ole uuesti Saksamaalt. Aga näeme järgmine kord. Tšau, Leo!